Nüüd ei ole Huthid mitte ainult tulistanud täna hommikul 2 ballistilist raketti Iisraeli keskosa suunas, vaid nad on kehtestanud ka täieliku keelu Iisraeli meresõidule Punases meres. Iraani toetatud rühmitus kuulutas kõik Iisraeliga seotud laevad selles piirkonnas seaduslikeks sõjalisteks sihtmärkideks. See tähistab olulist eskalatsiooni huutide poolt kestvate piirkondlike pingete taustal. Nii palju on arutada. Reservis olev kindralmajor Eitan Dangot alustame teiega ja huttide ohust praegu, selle mõjust sellele, mis praegu toimub. Ma olen sellest kuulnud, aga vaadake, hutid ei ole viimastel kuudel olnud aktiivsed Iisraeli ja Iraani vahelise peamise eskalatsiooni ajal. Miks nad siis praegu sekkusid? Ma arvan, et nad tahavad näidata Iraani palvel šiiade relvajõudude ühtsust, mis puudutab hutisid, Teherani ja ka Hezbollahad Liibanonis. Teiseks arvan ma, et hutid teavad täpselt, kui kõrget hinda nad maksid viimase rünnaku eest Iisraeli või ameeriklaste vastu. Kuna Ameerika Ühendriigid on piirkonnas kohal, arvan ma, et hutid mõistavad, kui oluline on mitte olla väga kõrgel tasemel kaasatud. Seega peame nende sõnu tõsiselt võtma, me peame vastama isegi ainult ühele raketile, mille nad täna Iisraeli suunas tulistasid. Me peame reageerima. Hutid peaksid mõistma jõukeelt, samamoodi nagu nad mõistavad poliitilist keelt. Teiseks arvan, et Iisrael peaks korraldama koostöö ja koordineerimise Ühendriikide ja teiste riikidega. Lääne piirkonnast, mis tegeleb selliste olukordadega Punases meres kuni Suessi kanalini, tuleks luua organisatsioon, mis aitaks selliseid sündmusi ületada. Ja ma arvan, et hutid on hoolikalt läbi mõelnud, mida nad ütlevad. Nad olid väga vaoshoitud. Nad räägivad palju, aga teevad vähem. Kuid me peame nende suhtes silmad lahti hoidma. Iraani käsilased jätkavad oma tegevust, isegi kui see on piiratud. Ariel Osaran, sinu reaktsioon? Jah, ma arvan, et see toimub kindlasti Iraani käsul. Me vaatame täna õhtul avaldusi, mis tulevad IRGC Qudsi vägede komandörilt Ismail Khanilt. Qudsi vägi vastutab selle käsilaste võrgustiku eest ja seda ütleb Khani. Hormuzi väinast kuni Bab al-Mandabini, Pärsia lahest kuni Punase mereni tekib uus vastupanu liikumise turvavööd. Kui keegi meist vajab abi, tulevad teised talle appi. See on sõnum, mida nad püüavad edastada, püüdes selgitada, miks nad sekkusid Liibanonis. Püüdes omamoodi taastada seda vastupanu telge, nagu nad seda nimetavad. Aga alles hiljuti saates tõime välja, kuidas see käsilaste võrgustik ebaõnnestub. Nad kaotavad selle. 10 aastate töö ja miljardid dollarid. Ja mida Iraan siin üritab teha, on jätta muljet ühtsest teljest ajal, kui see tegelikult laguneb. Sest kui kõik osapooled piirkonnas ja kaugemal tunnistavad, et Iraani käsilaste võrgustik tõepoolest laguneb, nõrgestab see Iraani positsiooni. Nad ei taha oma kaarte avaldada. Seetõttu näitavad nad tegelikkusele täielikult vastupidist pilti. Ja see seletab, miks hostid sekkusid. Nad lasid välja 2 raketti, ainult 1 jõudis Iisraeli piiride lähedale. Teine kukkus kohe pärast Jeemeni piirilt Saudi Araabia territooriumile jõudmist. Ja nii üritab Iraan oma käsilaste võrgustikust päästa, mis võimalik, peamiselt sõnade kaudu. Ja Oltman, mida sina arvad? Huvitav oleks kuulda, mida ajaloolased arvavad 10, 20, 30 aasta pärast Benita, selle proksi võrgustiku ja strateegilise otsuse kohta. Sest vähemalt praegu tundub, et Iraan on selles küsimuses kaotajate poolel. See on tekitanud piirkonnas nii palju vaenulikkust. Rääkisime vaenulikkusest Liibanonis ja sellest, mida see Iraani jaoks Liibanonis tähendab. See on omakorda tähendanud, et olukord Saudi Araabiaga on praegu keerulisem. Aga kriis nendes riikides on Iraan tekitanud teatud vastasseisu. Ja päeva lõpuks, nagu me varem ütlesime, on see Iraan, kes kaitseb oma käsilasi, mitte vastupidi. Muide, maailm liigub edasi. See on Iraani jaoks kaduv vara. Emiraadid laiendavad oma torujuhet ja viivad oma nafta Fujairasse. Saudi Araabia viib oma nafta Punase mere äärde. Kuigi muidugi võivad ka Huthid selle blokeerida. Naftat on rohkem.
Brasiilias, Guajanas ja loomulikult ka Ameerika Ühendriikides toodetakse palju rohkem naftat. Maailm liigub edasi, ega soovi olukorda, kus Iraan saaks panna 20% maailma naftavarustusest surve alla. Muide, see võib olla osaline seletus, miks iraanlased täna agressiivsemalt käitusid. Võib-olla mitte peamine põhjus, aga võib-olla saavad iraanlased ka aru, et nende mõjuvõim Hormuzi väina kaudu on juba oma tipu saavutanud. Sõja alguses oli palju teateid Eitan Tangot kulisside taga toimunud koostööst Iisraeli ja Araabia Ühendemiraatide vahel, eriti just kaitsevaldkonnas. Mida saate veel lisada Iisraeli võime kohta? Praegu aidata oma liitlasi Pärsia lahe piirkonnas, eriti just Iraani ohu vastu. See on väga oluline, kui vaadata, mis piirkonnas tulevikus juhtuda võib. Alustame sellest, et viimastel päevadel oleme näinud, kuidas Iraan sihib mõningaid Pärsia lahe riike, et neile meelde tuletada, kes selles piirkonnas tegelikult peremees on. Ja päev pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid lahkuvad, jäävad nad iraanlastega. Teisest küljest näen ma, et ainult Araabia Ühendemiraadid on ainus riik, kes edendab ametlikke suhteid Iisraeliga. Ja mis on selle eelis? Geograafiline asukoht, kust Araabia Ühendemiraadid lahkuvad, on iraanlaste jaoks väga dramaatiline. Ja selline koostöö Iisraeli ja selle riigi vahel on justkui vastus Iraanile. Teiseks, ma arvan, et nad mängivad peamist rolli kandidaadina, kes võiks olla Gaza piirkonnas Katari asemel. Tead, Benita, millest te praegu siin laua taga räägime koos kõigi nende saamutustega? Gaza piirkond on avatud. Meil on kollane joon, meil on geograafiline piirkond, aga see on ikkagi avatud. Trumpi 20-punktiline plaan ei ole praegu aktiivne. Ja mis saab siis järgmisel päeval? Liibanonis arutasime kogu seda programmi selliste probleemide kohta. Piirkond on avatud, Süürias on see avatud. Läänekaldal on see avatud, Iraaniga on see avatud. Nii et kui me räägime võimalustest, siis ma arvan, et Iisrael peab palju investeerima Iisraeli. Huvi tugevdada Araabia Ühendemiraate, et suurendada nende jõudu ja võimekust. Ja võib-olla anda ka motivatsiooni Saudi Araabiale, et tulevikus luua suur blokk. Väga lühidalt 30 sekundit. Kas on olemas stsenaarium, Owen Altman, kus üha rohkem riike võiks soovida liituda Abrahami kokkulepetega kõigi nende praegu toimuvate arengute taustal? Lühidalt. Ei. Vaata, stsenaariume on, aga mitte selle sõja tulemusena. Lihtsalt ei ole saavutatud selliseid strateegilisi edusamme Iraani vastu, mis seda õigustaksid. Isegi Liibanonis räägib Joseph Aoun arusaadavatel põhjustel parimal juhul mitte rahuleppest, vaid mitte kallaletungi paktist. Sinu mõtted just selle kohta, 30 sekundit. No Iisrael peab diplomaatilisi läbirääkimisi Süüria ja Liibanoniga. On Pärsia lahe riike, kes pole Iisraeli tunnustanud, kuid liiguvad huvide ühtsuse poole. Kas see tähendab, et see viib lähitulevikus normaliseerumiseni? Veel mitte, ära hoia hinge kinni. 10 sekundit. 10 sekundit, üks mees, üks show mõjutab kogu piirkonda, Donald Trump. See, kuidas me Iraaniga kokkuleppele jõuame, määrab, kas see saab olema jah või ei.